No Romi, sina oled täna olnud nüüd minu eluviis salvestusel. Milliste tunnetega sina ise oma eluviisidele mõtled? No ma olen tegelikult olnud terve elu väga suur muusikasõber ja see on ka asi võib-olla, mis mulle selle saate juures juba sellest ettepanekust peale kõige rohkem meeldis, et siin saates on elav muusika, et meil on nii-öelda päris bänd, kõik tehakse otse, kõik tehakse laivis, et ma arvan, et nii terves elus kui ka konkreetselt selles saates muusika on nagu kuidagi, muusikas on selline maagia, et isegi siis, kui sa võib-olla ei ole oma elus mingis kõige lihtsamas ja paremas kohas, et ikka muusika alati kuidagi aitab ja vajadusel kas siis lohutab või kütab üles, et ma olen ikkagi, terve minu elu on olnud läbi imbunud muusikast. No milline muusikapala kujutab sinu noorust kõige paremini iseloomustaks? No pool naljaga öeldes ma olin varateismelisena väga suur New Kids on the Blocki fänn, mis oli siis 90ndate alguse selline väga-väga kuulus poistebänd. Ja ma olin lausa nii suur fänn oma sõbrannadega, et me tähistasime nende bändi liikmete sünnipäevi. Me teadsime täpselt kõiki fakte nende kohta. Me õppisime neid tantsuliigutusi videote järgi. Ja ma usun, et see oli nagu selles mõttes selline kõige klassikalisem versioon sellest, kuidas sellised teismelised tüdrukud fännavad hullult mingit poistebändi, et see oli nagu ühelt poolt väga lõbus, selline seltskondlik tegevus, pakkus meile väga palju rõõmu. Aga kui me lähme nüüd tänasesse päeva, eelmisest suuremast saatest, mida sa juhtisid, leidsid sa endale suhte. Et ma siit suhet ei oota, et sa uut leiaksid. Ma küsin hoopis, et milline lugu sobiks sinu praegust suhet iseloomustama? See on väga hea küsimus tegelikult. Ma ei ole isegi selle peale tegelikult niimoodi mõelnud. Aga on küll üks laul, mis on tegelikult pärit 90ndatest ja mille puhul me käisime selle bändi kontserdil suvel, mille puhul ma kuulasin seda lugu seal kontserdil ja kuulasin just neid sõnu ja mõtlesin, et see tegelikult natukene nagu räägiks minu elust või siis meie sellest kokkusaamisest ka. See on 90ndate Britpopi bänd nimega Pulp ja lugu Something Changed. Nii et kes jaksab ja viitsib, lugege neid sõnu, nad on väga head. Kui palju sina üldse muusika puhul hindad sõnu ja kui palju just nagu muusikat ja viisi ennast, et kas on üks või teine eelistatud või tähtsam sinu jaoks? Ma arvan, et ma ei suuda isegi võib-olla neid alati niimoodi eraldi võtta. Et ma olen oma elus puutunud erinevatel perioodidel kokku väga palju ka džässmuusikaga, kus siis tihti oligi ju kogu see nii-öelda kontsert või plaat oligi instrumentaalmuusika ja saanud sellest väga suuri elamusi. Aga ma isegi võib-olla ei lööks neid niimoodi lahku, et tegelikult ikkagi, kui sul on väga head sõnad, mis on ikkagi kuidagi väga niimoodi mitte midagi ütlevalt viisistatud, et siis sellest laulust ju ei tule midagi ja vastupidi ka. Nii et ma ei oska seda piiri nii järsult tõmmata. No ma küsin viimase küsimuse. Mis lugu lauldes või mis loo saatel sa täna siit koju lähed pärast siukest toredat võttepäeva? Kindlasti Britney Spearsi Baby One More Time. See lugu on ikkagi totaalne selline kõrvauss. See on tehtud ju Rootsi produtsentide poolt, kes on ikkagi, ütleme, maailmameistrid just selles, et nad oskavad niimoodi neid hitte vormistada ja teha sellisel kujul, et isegi kui ma ei taha või kuidagi, kui ma intensiivselt mõtlen, et ma ei taha nüüd minna koju Britney Spearsi lauldes, siis see ikkagi poeb kõrva sisse. Aga tegelikult miks mitte, et see ka on ju omamoodi selline väike tagasiretk võib-olla mõnes mõttes minevikku. Suurepärane. Aitäh ja edukaid salvestusi! Ja suur aitäh!